Jaa, mäng on alustanud. Roomet Pärnu on andnud avavile ja sõidame. Tsenderdus kasti. RFS sai pea vahele. Ja ohtlik. Ja läheb ikkagi mööda. Otsitakse ikkagi mingeid... Oi, kuidas siin eksib praegu Melis sööduga. Ja see peaks olema meie koht. Nurgalöögi andmiseks märguanne on antud, keegi seal kastis kukub, vile vaikib ja pall läheb ohtlikult kasti, kuid põrkab ikkagi. Aga eks ole näha, kuidas seda päriselt rakendama hakatakse. Ja nüüd saab RFS-i ründaja number 23 ohtlikult rünnakule. RFS mängib kohe tagant lahti ja oi, Emma lööb mööda. Või noh, kõik täpselt samamoodi nagu ka esimesel poolajal, et proovitakse läbi äärte neid rünnakuid üles ehitada, pall kasti ja see... Taas liini taha pall ja RFS-i ründaja saab pealelöögi. Pall taas kasti küll nüüd taha posti poole, kuid seal ikkagi kaugemale kutsuma. Teadagi, et lahti lööki. Oi, lott! Ja tohoh, RFS läheb siin 58. minutil juhtima. Ja kui ma ennist rääkisin, et ei tasu nii kaugelt peale lüüa, siis vist ikka tasub. Pedak alustab ikkagi lühidalt ja ikkagi proovitakse läbi ääre, kuid see pall kaotatakse. Anna-Maria Valaka on seal vahel, see number 13. Ja 2-0 tuleb ära, värava autoriks number 99. Ja number 99, nagu päris palju teda juba selle kohtumise jooksul mainitud. Tegu on siis Anastasia Šemertane. Siit sõidu eksimus RFS-i mängialt, kaitsemängialt ja Taut tõuseb nüüd ise selle palliga, kuid eriti sõiduvõimalusi tal ei ole. Nüüd ta leiab äärest kellegi. Aga RFS-i mängijad on jälle jalul esimesena ja Kimsen üritab peale lööki teha, kuid ütleks, et RFS-i kaitsjad on ikkagi omal tasemel ja siit number 23 ja mida teeb väravavaht? Võtab lihtsalt maha. Küll üritusega palli mängida ja sellepärast järgneb ka kollane kaart, mitte punane kaart. No vaatame, kumb on... Ja kõrran hüppab täiesti valele poole ja 3-0 72. minutiks. Värava autoriks taas number 90 Kimsenile ja pikk pall Treibergile. Treiberg võtab ilusti ette, võtab teisegi mängi ette ja saab ka peale löögile, kuid löök ebaõnnestub. Hetkel 10 kohtub, Katar kohtub Šveitsiga. Ja selle maha tõmbamise eest sai ka number 21 kollase kaardi.
ja sealt üritab RFS. Pedak oli ilusti vahel ja pani jala vastu ja pall lõpetas audis niimoodi, et Saku mängijad ikkagi jõudsid natuke allapoole, nüüd Pedak kaotab palli ja number 95 asub seal võitlusesse palli pärast ja keerab ennast ilusti välja ja sealt tuleb ka peale löök. Kimson ilusti vahel, võidab palli, leiab ka Taudi ja Taut kas leiab ka endale abiväge. No, Emma Treibergi leidis küll üles, aga vaatame, mis ta välja võlub. Pall jääb talle, paneb kasti ja Sakul oli ka 2 päris head võimalust siin mängu jooksul, kui siin vahepeal proovib RFS uuesti rünnakut alustada ja murrab kasti, kuid seal oleks esimest korda vaheaega, teisel korral suudetakse plokk ette panna ja nüüd proovib ohtlikult uuesti. Ja nüüd saab Treiberg, Taut saab minna, söödab Treibergile, Treiberg on 1-1, lööb ka peale, kuid väravaht oli oma positsioonis ja nurgalöök on lahti mängitud, seal on Pedak peaga vahel ja suudetakse ikkagi ära klaarida see pall sealt ohtlikust alast. Kuid RFS saab taas tulla peale löök ja see on kindlalt pall lendab väga kaugele ja kohtunik ongi lõpetanud selle mängu. Tulemuseks siis 3-0 RFS-ile ja kuidas sa võtaksid oma sõnadega selle mängu kokku? Ma arvan, et me tegelikult tahaks öelda, et ei väärinud seda nagu 3-0 kaotust, et kuidagi oleme üritanud ikkagi seda teed minna, et all jääks nagu või taga jääks nagu 0, aga jälle ei õnnestunud see, et see on ilmselt kõige suurem pettumus täna. Aga mille taha see võis jääda? Ma arvan, et kohati me ei tulnud selle vastase füüsilise mänguga toime. Me lasime emotsionaalselt nagu ennast nagu sellega kaasa minna ja see oligi ka nende nagu taktika, ma nagu nägin, kuidas nad omavahel ka nagu üritasid, et jätkame nagu samamoodi, et nad päriselt nagu meelega ajasidki närvi, et ma arvan, et me ei ole nagu sükse asjaga harjunud Eesti liigas ja see tuli neil välja nagu. Aga millele nüüd edaspidi rohkem keskenduda võiks? Ma arvan, et rohkem nagu oma mängule keskenduma, et kohati ka nagu me mõtlesime küll, et me peaks oma nagu tempot nagu hoidma ja oma tempot nagu peale suruma, mitte nagu vastase sellise nagu lollusega kaasa minema kogu aeg, aga jah, ma arvan, et seda peaks nagu rohkem võib-olla mängu eel ka endale nagu pähe või ideeks võtma, et oma peas nagu seda külma närvi hoida ja rahu säilitada. Vaatasin, et Valeria oli teile protokollis puudu, et mis temaga juhtus? Ta on vist jah praegu eemal, et väiksed pisivigastused, et pigem keskendume liigale, et Balti liiga on niisugune hea boonus.